tulemast tagasi vaatama minu vlogi. See on esimene klipp, mida ma selle vlogi jaoks filmin. Täna on neljapäev, 6. märts, kusjuures täna esimest korda selle aasta jooksul on siuke soojem õhk. Ma mõtlesin, et ma teen väikse hauli. Teevad makarone, tomateid, kurki, hakliha maitseainet, liha. Ja see oli soodukaga siuke unetee, mulle täiega meeldib neid juua. Ühe leiva ja siis vorst. Ma hakkan süüa tegema, ma teen täna hakkliha makaroniga, sest et ma olen siuke klassikaline tädi. Täna on reede ja mul tuli otraiva täiesti pekkis. Mul ei ole kunagi siukest asja olnud. Täpselt üks päev enne naistepäeva. Aga mida ma teen, on see, et ma kirjutan hetkel oma bakatööd. Ja kuna ma ei viitsi absoluutselt sellega tegeleda. Ja mu nagu deadline on 6. mai vist juba. Nii et ma hakkan kirjutama, sest et kui ma praegu ei kirjuta, siis ma ei hakka seda kirjutama. Sandri lemmik viskab nüüd. Joik, joik. Ma kõnnin praegu kooli, sest mul on täna podcasti salvestamine ja peale podcasti salvestust on mul tugigrupp. Ei, mitte alkoholi. Ärevuse. Nii me hakkame kohe oma podcasti episoodi salvestama. Meil tuleb täna külla üks külaline. Siin on siis meie see setup ka, mille me alati nagu ise valmis teeme. Selles mõttes, et stuudiosa on nagu kõik meie teha. Et me Liliga oleme selles mõttes nagu väga tublid. Et me teeme heli ise, me teeme setupi ise ja kunagi tahaks hakata veel filmima ka, ehk siis kui sponsorid tahavad meid filmida, siis ootan teie kõnesid. Ja meil on muidugi ka Energyvel, kes on meie väga ustav sponsor. Ja et ma olen väga uhke meie üle. Aga kohe tuleb külaline, nii et ma ei saa siin kauem lobiseda. Pean üle vaatama veel mingid viimased märksõnad ja asjad. Ja siis ongi kõik. Podcast sai just salvestatud ja nagu mega hästi läks. Et jah, ma olen praegu nii ekstaasis, sest et see oli nii tore episood, et ma olen nagu... Igatahes ma pakin need asjad kokku ja siis ma pean minema juba ärevuse tugigruppi. Käisin just seal ärevuse tugigrupis, mis oli väga tore. Ma alati õpin seal midagi uut. Inimesed võib-olla, kes ei julge veel oma ärevusest rääkida, siis nagu palun kasutage seda võimalust. Tallinna Ülikool vähemalt pakub sellist võimalust, et sa saad minna tugigruppi ja seal rääkida enda murest. Et see on tõesti seda väärt. Ma tunnen ennast kohe nagu mingi 4 korda kergemalt, kui ma seal ära käisin, nii et nagu jee. Ma ei tea, kus ma vlogin ja iga kord, kui ma vlogin, on Taara ära viimine. Oleme tere. Sander hakkab nüüd kolima. Mis on sinu emotsioonid? Naru. Oled sa ka elevil, et kolida? Ikka. Panime magnetid korbikestesse. Aga palju on veel teha, nii et me nüüd hakkame edasi pakkima. Pakkimise vahele väike pitsu. Jam. Nii, riided on enam-vähem koos. Kõigest natuke veel. Kaua me oleme pakkinud nüüd mingi 2 tundi enam-vähem. Kell on 20:44 ja me oleme selle hetkega asju pakkinud alates kella 4 umbes. Ehk siis mingi 5 tundi. Kotikesed on seal koos ja mingid kotikesed on seal tagapool koos, nii et pakkimine käib. Ja mingi tund aega pakkime veel, siis ma pean koju minema. Homme hakkamegi juba asju kolima, nii et peaaegu lõpusirge juba. See vakk on lihtne osa, et tassi hakkama. Tead, see ei olnud üldse lihtne osa tegelikult. Tassi hakkama. No aga mõtle, viid mingi 4 korda ära ja ongi valmis. Mõtle, kui homme pakkinud olema. Saame hakkama sellega. Me tänaseks lõpetasime. Pakkisime asju umbes 5 tundi. Nüüd on aeg koju minna.
Täna on ametlik kolimispäev. Ma võtan järgmist asjadele kaasa. Täna hommikul juba teeme asjad kõik siia kohale ja nüüd on see ülesanne need kõik sinna tuppa viia. Nii et ma nüüd lähen. Me saime lõpuks kõik asjad kolitud. Cheers. Ma olen nii väsinud, see pole okei. Tassisime nagu nii palju kotte ja mingeid asju lihtsalt see üles, et peab hakkama kõik asju lahti pakkima. Ehk siis see on super juttu. Koristamine käib ja lahti pakkimine ka. Tellisime just Mäkki või seda Hessi, sest kõht on nii tühi ja me oleme täna normilt pakkinud. Köök on kusjuures valmis, ma kohe näitan. Köögis on juba enamus asjad nagu valmis, et mingid need kruusid said pandud, siia on vaja taldrikuid osta. Siis on fritöör, kohvimasiin, aga siin on veel räigelt panna. Pakime edasi. Esimene kohv uues kodus. Ja laugamängud panime ka. Siia niimoodi. Meie Hesburger jõudis. Ja nüüd on aeg hakata sööma, sest tublid töömehed peavad vahepeal ka puhkama. See on meie Burgeri Station tänaseks, sest meil ei ole lauda veel. Või Aleksandril ei ole. O3, mida maljukalt teid. Tere hommikust. Täna on järgmine hommik. Pakkimise päevast järgmine hommik. Ja me saime kõik pakitud. Kas te suudate see uskuda? Me saime kõik lahti pakitud nagu. Täna salvestame vähe fancymas ruumis, kuna meil tuleb ka külaline. Meil on ka nunnu sponsorjook jälle kohal. Ma näen täna nagu mingi kartoffel välja, aga see on okei. Peale podcasti salvestust on mul pilates ja siis õhtul on mul töö ka veel, nii et ma ei tea, kuidas ma ellu jään, ma olen nii väsinud. Tundub, et ma pean hakkama veits aega maha võtma enda jaoks, aga järgmine nädal on nagu liiga busy, et seda teha. Nii et ülejärgmine nädal on mul puhkus lõpuks. Täna on laupäev. Lõpuks on see õudne nädal läbi. Me hakkamegi kohe hommikust sööma. Lähme trenni. Kui Aleksander kolis, siis tal oli vaja mingeid asju koju osta. Ja siis me ostsimegi sellised pajakinda, 2 rätikut Masterchefi oma, siuke korv, küünlad, pott väike, motipaatidele see. Siis siia samasse kööki siuke dosaator, 2 üliilusat siukest padjapüüri. Me tulime täna vaatama Keila Kuulbet ja Kalev Cramo mängu. Täna väga elevel. Kes täna võidab? Pole küsimust. Kalev Cramo võidab. Kalev Cramo särk. Kalev Cramo särk. Ma mõtlesin, et samal ajal, kui ma oma meiki maha võtan, ma lõpetan ka selle vlogi. Ma lisan seal lõppu inimestele, kes vaatasid seda nii kaua, ühe naljaka klipi sellest, kuidas tänasel korvpallimängul küsiti nagu halftime'il, vaata, et kes tulevad mingit mängu tegema. Ja siis ma olin mingi, okei, ma tõstan nagu käelast, niikuinii keegi nagu ei näe mind. Siis ma mingi, mina. Siis ta nagu, jaa, sina noor neiu, tule siia. Ja saate aru, mind kutsuti sinna mängu. Esiteks oli nii jube, ma pidin selle nagu harjavarre ka mingi puhastuslapiga nagu jooksma nagu selle korvpalli mingi ringi tegema. Ja seal viskama selle sisse ja ma olin nii super närvis, et ma viskasin seda mingi 5 korda lõpuks. See mees oli ka nagu, kes see õhtu oli mingi, et enne me ei lase sul ära minna, kui sa selle sisse viskad ja siis kõik haipisid mind ka vaata. Oh my god. Ja siis ma viskasin viimase sisse ja siis kõik olid jee. Nii et ma panen selle klipi siia ja ütlen teile aitäh, et olite jälle siin selles vlogis minuga. Ja ma loodan, et teile meeldis see vlog. Ma loodan, et teil oli tore seda vlogi vaadates ja näeme juba kunagi tulevikus.